Tšau, Olari siin. Kas te teate, miks inimesed käivad, ka mina, käivad külmkapi kallal iga natukese aja tagant? Vaatavad sinna sisse ja panevad jälle uuesti ukse kinni. Ega nad ei käi seal sellepärast, et vaadata, et kas sinna midagi vahepeal juurde tekkinud, vaid nad käivad seal sellepärast, et vaadata, kas nende standardid on piisavalt palju langenud või nälg on piisavalt palju tõusnud, et mis iganes seal külmkapis on muutunud kõlblikuks. Ja, et siukseid asju võib vabalt juhtuda, et õhtul vaatad telekat ja teed mis arvutis midagi või mängid lastega või mis iganes, eks ju. Läheb kõht tühjaks, lähed vaatad külmkappi ja vaatad. Ikkagi sealt praegu ei sobi midagi. Natuke aega läheb mööda, aga tegelikult see viiljuustu, see sobib küll. Aga et seal külmkapis oleks asju, mille vahel valida, siis on mõistlik neid asju ette planeerida. Et mis seal on, mis seal ei ole. Ja tänane teema, ostunimekiri. Ostunimekiri on siis siuke uus featuur, mis pere eelarves on juba mõnda aega olemas. Saab seda siis kõik asju, mida siis kodus vaja võib minna, saab jooksvalt sinna sisse kirjutada. Ja siis meie enda kodus on siukene kokkulepe, et kui mingi asi saab otsa, näiteks vorst saab otsa, sai saab otsa, pudru saab otsa, kohvi saab otsa, mis iganes, võtame telefoni, paneme kohe kirja. Siukene asi. Nüüd seda on vaja. Ei pea kohe ostma, eks ju. Näiteks tüdruku talvepüksid on sul juba mõnda aega kirjas. Kunagi jõuame riidepoodi, siis ostab nüüd. Või mis iganes, eks ju. Aga kuna seda on vaja, siis saab selle sinna kirja panna. Siis ja hästi lihtne. Ja miks see on vaja, miks seda just pere eelarves mõistlik kasutada on see, et see on meil ühine. See on meil abikaasaga ühine ja kes iganes siis seda ühes perekonnas seda pere eelarvet ja ostunimekirja siis jälgivad, saate siis ühiselt oma seda nimekirja vaadata ja jälgida, et kodus millestki puudust ei tuleks. Eks ju? Mulle ikka meeldib öelda, et pigem olgu asju üle kui puudu. Aga ja teine asi, eks ju. See on rutiin, eks ju. Ja siis poes paned linnukesed ette, mis sul on olemas, need paned nimekirja taha. Vaatad ja siis ka poes saab ilusti üle vaadata, et kõik asjad saaks kenasti ostetud. Või miks veel seda pere eelarves on mõistlik teha? Sellepärast, et saad seda teha telefonis, arvutis, tahvlis, kus iganes, tööl, kodus, ükskõik kus sa sisse logid, saad oma seda nimekirja jälgida, saate jälgida seda teie, saate jälgida teie elukaaslane ja olete ühiselt oma ülesannete kõrgusel. Teine asi, mis me nagu omavahel oleme nagu kokku leppinud, aga seda on nagu maru raske jälgida, see siis nagu eeldabki seda pere eelarvest normaalset ülevaadet. Et juhul kui te olete nagu kokku leppinud, et päevane mingi ostukorv, mingi a la 20 €, et mis siis saab, kui see läheb üle? Et see nüüd on nagu teie enda omavahel nagu kokku leppida, mis siis saab, eks ju. Oled poes, eks vaatad ostunimekirja siukene, et selle ümber võib maratoni joosta, siis et mis siis saab, kui näiteks, et vaatad, et näiteks õhtusöögi asjad on olemas, sai on olemas, aga kohvi, kurat, maksab 20 €. Aga siis see läheb nagu üle sellest eelarvest, mis siis saab, eks ju. Aga siin ei ole nagu kellegi teise asja välja öelda, et mis siis saab, see on ikkagi teie enda otsus, eks ju. Ja saate sealt edasi manööverdada. Aga kui kohvi on kirjas, et seda on vaja osta või midagi muud, eks ju, siis vähemalt on see info teil on olemas. Ja nagu juba vanarahvas ütles, et kõige hullem vaenlane on teadmatus, siis vähemalt siis, kui tal on nagu nimekirjas asjad olemas, teate, mis asjad on teil ka näiteks ostutegevust ainult tulemas, siis seda siin saategi oma asjadel silma peal hoida. Veel üks dimensioon, kuidas siis jooksvalt enda elu mugavamaks ja paremaks teha ja väga lihtne. Ühesõnaga,
proovige ostunimekirja, katsetage seda. Seal on nimekirja järjekorra muutmisega mul väikene, kus ma ütlen, see ei ole täiuslik, eks ju, ühesõnaga, et pange oma mõtted ja tagasiside kõik sinna kirja. See aitab seda süsteemi teha palju paremaks, kui ta juba praegu on. Ja eks me teeme seda meile kõigile. No võt, siuksed mõtted täna hommikul. Miskit on, hoiame sidet ja järgmise korrani.